Uus välimus, uus raam, võimsamad mootorid, uued Can-Am G3 ATV-d kohal. Vaatame siis, mis muutus ja mida on uut. Täna vaatame lähemalt Can-Am Outlander XTP 1000R versiooni, mis on tänaval legaalne ABS piduritega, ühekohaline sõiduk, kuid sama masinat on saadaval ka kahekohalisena Max versioonina. Esimese asjana jääb silma muutunud sõiduki välimus uudse värvilahendusega, uuenenud esimeste kaitseraudadega, samuti tagumistega, täis LED tuled, uued sportlikud käekaitsmed, uus ja tugevam juhtraud. Uued ja nutikad panipaigad ees ja taga. Ka telefoni hoidmiseks on olemas nutikas lahendus koos USB-C laadimisega. Sõidukil on siis uus raam, uue põlvkonna G3 raam, mis on eelnega võrreldes circa 30% kergem, muudetud mootori asetust, mis tagab parema kaalujaotuse ja muudab sõiduki oluliselt stabiilsemaks. Kõige suuremad ja olulisemad muutused on muidugi sõiduki mootoris. Uue põlvkonna Rotax kahesilinised mootorid on nüüd eelnevaga võrreldes 15 kW võimsamad, ehk siis uue põlvkonna mootor 75 kW ja eelnev põlvkond 60. Ja nüüdsest on sama 1000R versiooniga mootor kasutades mõlemal platvormil, nii tänavakaalsel kui MS2 versioonil. Mootori katteplastikud on muudetud kinnisemaks. See annab meile tulemuseks selle, et ees tulenev jahe õhk jahutab paremini mootorit ja variaatorit, vältides ülekuumenemist. Uuenenud B-Drive siduriga variaator vähendab vibratsiooni, on oluliselt vaiksem, tagab sujuvama kiirenduse ja parema mineku, muudab käiguvahetuse ülimalt lihtsaks ja samas pikendab ka variaatori rihma eluiga. Uuenenud vedrustus, esimene ja tagumine sild tõstavad masina clearance'it eelmise mudeliga võrreldes 2,5 cm 30,5 cm peale ja see annab meile parema läbivuse ja suurema maastikusuutlikkuse just rasketes oludes, sügaval mudas või paksus lumes. Can-Amile kohaselt on siis sõidukil elektrooniline gaas, mis annab kasutajale võimaluse valida 3 erineva sõidurežiimi vahel Work, Normal ja Sport. Töörežiimis sõidukit kasutades siis muutub gaasitundlikkus uimaseks, sõiduk ei ole nii äkiline ja on ideaalne kasutada just töö tegemiseks või raskete koormate vedamiseks. Sportrežiim aga muudab jälle gaasi eriti tundlikuks ja sõiduki äkiliseks elajaks. Muidugi olemas 3-astmeline rollivõim DPS, mis siis muudab juhtraua tundlikkust vastavalt valikule või sõidurežiimile. Muidugi on sõidukitel ka 3-astmeline mootoripidurdus, mille funktsioone on võimalik kasutajal ise valida ja see muudab mäest laskumise turvaliseks. Lisaks palju muid lisasid ja funktsioone, mis teevad selle masina suurepäraseks valikuks just nõudlikule kasutajale, kes hindab stiili, võimsust ja mugavust.